Tšau barbekessad! Paar nädalat tagasi lubasin ma, et siia ahju läinud ribijäänused saavad ka ära küpsatud. Täpselt seda me täna teemegi. See, mis ma nüüd tegema hakkan, on mingisugune, ma ei tea, kui vana retsept. Ja teen seda siis parimal võimalikul viisil, kuid uuendan natukene siit koma sealt. Aga hakkame minema. Nii, kõigepealt meie ribitükid, mis meil üle jäid siis. Siin tuleb nüüd vaadata, et ma lõikasin õigesse pikkusesse, aga siin on kõvad kondid sees. Et mis ei tähenda, et ma neid ei küpseta, muidugi küpsetan. Aga ma lihtsalt pean endale selle teadmiseks võtma. Ja lõikame lahti need. Lõikame selle ka vähe väiksemaks. Nii, siis see kõige mõnusam osa. Krõmpskondiga ribitükk. Nii, siin on jälle meil siis see, kus on kõva sees. Lõikan ka pooleks. Ja tipid jälle. Ja klassika. Killer Hawksi barbecue rub. See on klassika, siin on kerget pürtsi, kerget siin on magurus, siin on soolasus, siin on kõike, siin on paprikat ja barbecue maitset ja kõike. Eesmärk on kõik ilusti kokku saada. See annab imeluse värvi neile. Siit tuleb hulmeliselt hea õllesnäkk. Ma ei ole tuntud suurema asja õllesõbrana, kuid kõlbab ka muude jookide kõrvale. Eriti kõlbab spordi vaatamiseks telekast. Selles olen ma väga tuntud. Sellepärast, et kui ma saali oma söögid kaasa võtan, siis nad vist ei lase mul seal kaua olla. Või kui nad üldse mind sisse lasevad. Nii, kõik tunduvad ilusti kokku saanud olevat. Ja nüüd lähme ahju. Ahi on 135 kraadi õunasuitsuga. Okei, mul tegelikult vist on üks klots on lepp. 2 oli õuna. Paneme need laiali, oma vahel kokku ei taha neid panna. Nii, ja 1,5 tundi tšaubaka. Tund 15 või isegi tund 10 on alles. Ja need asjad näevad siin sellised välja, et ma pean natukene sekkuma. Et korra keeran seda. Lihtsalt munaga küll jah, see õhk keerleb ja kõik asjad, aga need plaadid lähevad ju all soojaks. Ja see plaat ikkagi kütab kuuma neile kogu aeg siin. Ehk siis keerame korra, laseme veel, paneme kinni ära ja laseme veel 15 minutit. Meil on nüüd, tegelikult läks rohkem kui 15 minutit, läks 20 minutit. Natukene võid, siit ma võtan siuke villu. Nüüd võtan ahjust ja tõstan siia need ribiotsad peale. Nüüd kapist kastme põhi
mis mul veel oli, Champions. Pane mida tahad siia ausalt öeldes, sest aga kui sulle vürtsikas ei meeldi, siis ära pane ainult vürtsikaid kastmeid. Siis Tennessee'd vedeles mul, imeline kraam, nagu teada on. Nii. Koolin peale. Ja pool tundi veel. Nii, pool tundi möödas. Ja vaatame, mis nägu nad on meil siin. Ujula värk. No, hakkab looma. Mis see siin on? Mingit konkreetset tempi on siit nagu raske tahta, aga üks ta sinna kõrgetesse 90-tesse läheb. Ja ma pakun, et see on päris hea. Nii, nüüd korra paneme selle ringpöörd pausile. Tõstame selle siia. Siin sees korra veel keerutame kõiki tükke ja siis siia peale tagasi. Ehk siis laseme selle läikeva osa siia kinni ka veel. Nii, 5 minutit ja las nad olla. Ja ongi valmis. Et nüüd ei jäägi muud kui maitsta. Siin nüüd tulebki ettevaatlik olla, et osad kondid ajavad ennast välja. Et selle järgi, kui kond välja jääb, siis tead, et see on see kõva kondiga, et sa ei lase siit hullumeelset sisse. Aga noh, õige riiptipp on selline, kus on see väike krõmp sees. Jaa. Super luks. Tõsine super snäkk. Ära viska oma jääke minema või anna sabakeelukale, vaid tee neist õllesnäkid. Tule järgmine nädal tagasi. Tšau!